Tere Anneli, rõõm näha. Tere! Täna meil on selleks sessiooniks 10 minutit ja sina ei pea aja pärast kindlasti muretsema, et mina ise vaatan kella ja annan märku, kui meie vestluse aeg hakkab otsa saama, et saame ilusti otsad kokku tõmmata. Ja nagu ikka, siis see, mis sa täna räägid, see kõik on konfidentsiaalne. Kas sul on ka mingisuguseid mõtteid, milles me võiksime täna kokku leppida? See kõik sobib mulle hästi. Aga hakkame siis pihta, et mis on selle tänase kohtumise teema, millest sa tahad rääkida? Tänase kohtumise teema on see, et noortekeskuses on mul üks neiu ja ma sooviksin rääkida temast. Ja mis võiks olla selle tänase kohtumise eesmärk, et kuhu sa tahad, et me jõuaksime selle sessiooni lõpuks? Ma tahaksin jõuda sinna, et ma oskaksin teda võib-olla paremini toetada, et ma suudaksin enda jaoks mõtestada võib-olla seda, kus lähevad minu kui noorsootöötaja vastutuse piirid. Ja tõesti, et saada tuge, kuidas toime tulla iseendaga ja samamoodi selle olukorraga. Aga räägi lähemalt sellest olukorrast. Olukord on siis järgmine, et mul on üks noor, kes on suitsiidse käitumisega ning igapäevaselt tegelikult tuleb ette olukordi, kus me peame siis sellega nii-öelda tegelema või me peame sel teemal rääkima ja üks kõige raskemaid olukordi võib-olla, miks ma täna ka siin olen, on see, et ta võttis ka siis noortekeskuse tualetis üledoosi ja mina viisin ta haiglasse. Ja võibki öelda vist, et kõige suurem dilemma siis oligi minul seal ukse taga, et kust läheb minu kui noorsootöötaja vastutuse piir. Kas ma annan ta üle siis järgmisele spetsialistile või lähen temaga kaasa, kuna ta väga soovis, et ma läheksin temaga kaasa. Kuidas sa oled seda püüdnud lahendada enda jaoks, et mõtestada ja võib-olla defineerida siis neid piire? Ja kõige rohkem võib-olla on mind aidanud see, kui oleme saanud kolleegidega vestelda ja arutleda, samamoodi siis erinevate spetsialistidega, lastekaitsetöötajatega ja loomulikult siis võib-olla ka ikkagi ise uurida mingisuguseid artikleid, erialast kirjandust. Et see on võib-olla, mis ma olen seni teinud. Ja mis võimalused veel on? Praegu hetkel ongi see võimalus, et saan kasutada siis nii-öelda coachi, kes siis aitab mul mõtestada seda kõike. Mida veel saaks teha, et sa ei ületaks oma professionaalsuse piire ja samal ajal, et sa jääksid enda suhtes ausaks ja käituksid oma südamest lähtuvalt? Ma arvan, et kindlasti aitab sellest rääkimine nii kolleegidega kui ka otsida abi peaasjadest ja ilmselt ka noortega sel teemal võib-olla veel arutleda ja toetuda loomulikult kutse-eetikale. Millised konkreetsed sammud sa saaksid praegu teha, et neid piire enda jaoks mõtestada ja defineerida? Hetkel ma arvan, et tulebki
leida endas see nii-öelda pidepunkt, millele ma saan toetuda. Samamoodi arutledes siis ongi kolleegidega võin mõtestada oma tegevust paremini. Ning loomulikult siis ka tutvuda ka mingisuguse erialase kirjandusega, samamoodi rääkida teiste spetsialistidega. Meie vestluse algul sa ütlesid, Anneli, et selle sessiooni eesmärk on saada selgust, kus on professionaalse noorsootöötaja piirid sellistes olukordades, nagu sa oled täna kirjeldanud. Mis sa arvad 10 palli süsteemis, kui lähedal sa oled sellele, et need piirid oleksid sinu jaoks selged ja sinus valitseks selline sisemine harmoonia? Ma arvan, et see on kuskil 7. Ja mis oleks vaja, et see võiks olla näiteks 9 või 10? Ma arvan, et selleks on vaja aega, kindlasti arutleda veel kord kolleegidega ja samamoodi sellist vestlust nagu täna siin. Ja meie aeg hakkabki tänaseks otsa saama, et kui on üks mõte või asi, mis sa siit kaasa täna võtad, siis mis see võiks olla? Ma arvan, et see viimane küsimus, et kus ma praegu olen 7 juures ja kuidas jõuda sinna 10 juurde.